kodus olema. Vähemalt üks tibu paistab, jah? Nendega on tegelikult aega küll veel. Nii, näed. Saab kätte küll. Roojal ärakad. Risupesa all on kindel märk. Nii, ma lähen sinna, kuule, hoidki igaks juhuks keegi kinni. Sellepärast, et aga teate, kuidas, kui ma sealt hakkasin alla kukkuma, aga noorest pärast rõngastamise ja puude otsa ronimist, kuigi ma ei ole kõva ronija kunagi olnud, oli ikka kasu. Ma plaksti automaatselt, vaata see on, oi kuule, siin on neid hästi, ma ei oska öelda praegu. Loodame, et nüüd siin on siis, 1, 2, 3 ja 4 poega. 4 poega. No, ega neil ongi. Nii. Noh, röövlindudega tehakse nii, et... Joo, öeldakse klassikaline värk. Ei. Nii, siit tuleb kohe saak ka. Noh, nii ka, jah. Muidugi. Ma tulen ise siis alla ka. Ma mõõdan pesa ära, vaata. Siin on, kuule, Jaanus, need rõngad paneme katse-eksituse meetodil. Nii, kena. Kas nüüd keegi saab vastu võtta? Võta nad ilusasti, pane teise kotiga. Ma tulen mõõdan siis, kui sa rõngastad. Aga kuule, olge nüüd sõbrad nii head. Ja mis see siis nüüd on? Ei ole. Mis linnuka see on? Ei me seda alla... See on nagu mingi... Pasknär! Näed, võtab ka raudküll pasknäri. Nii, pasknär, pane siis kirja ja siia... Kas on nüüd salulehelind või väikelehelind? Nii, salu peaks olema vist, jah? Eledad jalad. Nii, ja nüüd... Oot. Ja see on nüüd noor punarind. Oota, ma tulen alla. Aga nüüd ole hea, kas mu märkmik on all, ei ole. Kirjuta sinna, Jaanus, pesa mõõtmed. Nii. Noh, mis ta siis on nüüd? Mis ta siis nüüd on? No, ära ütle. 75 korda 60. Nii, ja lohk on tal muidugi ka. Lohus on udusuled, saaklindude udusuled. No nii. No siin ta nii oli. 26 korda 22. Nii, ja ma tulen nüüd ise alla. Ja hakkame nüüd pihta siis. Nii. Ahah, väga kena. Kus minu... Nii, teeme katse-eksituse meetodit. Kuidas see käib? On sul... Oot. Saame nii ka teha, jah? Nii, kus su rõngad on?
tasku täis. Tasku täis, jah? Nii. Vaatame siis, paneme kirja kõigepealt, kaalume ära. Kaalume ära, palju ta võib olla. Kas poole kilosest peaks aitama? 500 grammi, jah? Nii. Ühesõnaga, siin on ta rahulikult koti sees. Nii, hopsti. No selle koti kaalu pärast võtame. Nii. Vedrukaal, nii tehakse. Nii, ja 300... Noh, 15 grammi. 310 grammi, ütleme, üks 15 grammi on see kott ka. Nii, 310 grammi ja siis ka tiivad mõõdetakse ära. See on kõige suurem muide, mis sul seal on. See on kõige suurem, jah. Muide... No näed, vaadake noored ja kes seda vaatavad, kõige ideaalsem aeg öeldaksegi, et röövlinu rõngastamiseks, kui hakkavad need küünaroosuled ja labaoosuled ja tekkima ja saba ja tüürsuled ka tulevad välja. Nii, ja nüüd võtame veel. No ole rahulik, me oleme sõbrad. Ega ma raudkull ei olegi pesastust väga vähe olen rõngastanud. Nii, näed, paneme ta siia sedasi. Paneme ta sedasi siia. Nii, tiivanuki kohast. Kõige, no, 11 sentimeetrit. Parem tiib 110 millimeetrit, jah. Nii, see on kõige suurem poeg, jah? Pane sinna kotti siis. Kumbas see paneme? Pane siia sama. Ei, tähendab, kaalume kõik ühe sama kotiga ära, sest see on. No, pane siia kotti, siit võtab siia panna. No. Jah, aga me tahame kõik ära kaaluda ju. See oli kaalumiskott. Paneme siia. Oleks kõik paneks ta. See oli kaalumiskott. Nii. Aga ta võib tegelikult olla ka siin peal. Mitte midagi ei juhtu. Nii, aga kuule, Janus, nüüd teeme ühe asja ära. Proovime, milline rõngas talle läheb. MH vist jääb väikeseks. Tead, ma vaatasingi, et mõtlen, kas ma olen MH-d jätnud maha või pane oma MH-d, siis mul ei olnud taskus. Ei, oota, teeme katse-eksituse meetod. Mul on ainult lukuga uudsin. Ma pissin tasku oma arust, aga ei ole. Nii, kus mul see MH nüüd oli? Näed, see on MH, aga ma kardan, et MH jääb väikeseks. Ma arvan, et isegi läheb, aga kuna ta nii suur on, ta võib ikkagi olla emane. Jah, oota, proovime ära. Vaata, see on märksa väiksem kind. Kuigi jalg aga veel peaga sama. Sellel on jalg ka suur. Oota, proovime. Nii. Ega me teda päris ei jäta. Nii. Kuule, mina ei riskiks ikka MH-d panna. Kas sul on lukuga uud või? Lukuga on jah. Oota, siis on selline asi, et võtame korra selle lukuga uu. 97 ja see on... sul on lukuga uu seal. 95 või? 90... Võta vaatame korra. Tegelikult... No näed, üle ta ei tule ju. Vist. Ja eks ta paisub ka veel. Läheb veel suuremaks veidi. Ma arvan küll. Tal on jalg veidi enam-vähem on välja arenud. Aga järelikult ikka, ega täiskasvanud isasel ta võib-olla tuleks üle, sellepärast see MH on pandud, nii et see ikka peab olema. Ja. No pane ise. Pane kinni, mul on ka siin näeb siit vahetu kinni. Nii. Oot, sa numbrit tead või? Jaa. 704, jah? Ma panen lihtsalt 704, ega sa ise teed ju aruande ja kõik, aga lihtsalt, et... 704 pane. Nii. Nüüd võtame siis järgmise poisi siit. Vaatame, palju see kaalub. Nii. No, selle poole kilose kaalu. Jah, ega ta võtab aega küll. Nii, see rõngastamine. 200
50, 260 grammi on see. Vaata, mis eelmine oli. 310. Paneme kirja 260. Ongi hulka väiksem. Ja 260 grammi. Nii, parem tiib. Selle lõi 110. Vaatan, palju selle tegelasel on. Nii. Kuhu nüüd jäi siis minu mõõdukas? Tavaliselt kipuvad ikka ära kaduma asjad metsas. Võt need on veel, 2 tükki on veel väiksemad. Võib-olla need on isad. Võib olla tõesti, jah. Nii. Noh, 90 millimeetrit, noh, 9 senti eesti keeles öeldes. Proovi panna siis. 705 tuleb see, jah? Parem tiib. 90 millimeetrit. Sa panid paremasse või vasuks? Mina panin paremasse. Ma lihtsalt panen ise kogu aeg paremasse. Ja, mina ka. Kui nüüd noh, mingit ekstreemolukorda ei ole. Ai, ei saa. No nii. Kunagi Lao linnujaam eksisteeris, siis nende vapilind oli ju raudkoll. Rahvakeeles ka veel linnukull. Soomlaste varbushauka. Venelastel on ta perepeletnik, jah. Perepel on põldvõtt. Võttide. Nii. Sai väga hästi. Noh, siis on nii. On, lasta olla siin. Muidu nad. Nii. Järgmine poiss. Kuule, see vist tuleb küll MH-ga panna. Ja see on vist isan teine ka. See paistab isan olevat, jah. Ja, noh. Ja, näha kohe. Et sellel ka. Nii. Siin sa panid saaki ka veel kotti. Ei pannud. Siin on Võttis kaasas näki. kaasas. Võttis näki kaasa, jah. Nii, võtame siis. Nüüd järgmise teeme ära. Need 2 olid siis mammad. Nii, ja see on 230. 230 grammi. Nii. Ja võtame ära ka selle parema tiiva. Ja see on siis nüüd 96 millimeetrit. 26. Panen selle. Nii. Pärast ma vaatan selle. Siin hulk aega nendega jauramist. Kootkastega ka teil seal nii või? No üldiselt küll, jah. Ja 26. Nii. MH. Meil või. Ja 26. Nii. Paneme sinuga sedasi siia kõrvale. Nii, võtame selle viimase siis välja. No ja, oi, see on ju ka kohe hopsti. Aga see on natuke kobedam, aga no isane, vaata. Jalg on väike. Peenike jalg, jah. No vaata. No, mis ma sealt kaasa tõin siis veel? Selle viib tagasi, ei hakka teise. Oot, vaata, mis see nüüd on siis. Rasvakas. Jah, siis rasvatehan tuleb veel juurde panna sinna. Ikka täielik linnukull. Nii, vaatan, palju see papa kaalub. 230. Sama nagu. Kurat, esimene oli 360, jah? Jah. Oot, paneme ära. Saan ikka väikest jalat. 230 grammi. Parema tiiva teeme ka ära. Kohe, noh, kus ta mul on? Siin sees. Apsti. No, selles on natuke kobedam. Muidugi mõõta on parem, siis kui ta natuke suurem on. Suled on pikemad palju. No jah, aga sellel jah. Nii. Seerime ära muidu ta. No nii.
ja 10 senti. 100 milli. Nii, panen kirja. Rõngas tuleb ka jalga panna ja 100 milli, 26 oli eelmine ja nüüd läheb siis, kus ma ta siis oskasin panna? Ringa või MH-d? MH-d. 26 ja nüüd läheb siis 27. No nii, sõbrakene. Hopsti. Nii. Noh. Paras. Nii, aga kuulge sõbrad, tead, teeme nii. Paned kõik sinna rohelisse kotti. Või on järsku selline asi, et ma olen ilma kotita. Esimese võtan lihtsalt pihku ja siis te ulatate. Kotti või? Ei, ilma kotita, jah. Ükshaaval või? Jah. Et see mugav on. Ei, Jalad takarduvad kotis kinni. Kotis takarduvad jalad kinni ja nad võivad omal ju viga ka teha. No davai. Teeme nii, ma võtan selle kõigepealt. Nii, näed, no, kena. Kas keegi saab mulle nüüd anda? See on nüüd see kõige suurem, jah? Ahah, see mampsel, noor mampsel. Nii. Vaata, anna sedasi. Nii. Hopsti, nii, paneme ilusasti seda siis siia. No, hopsti. Nii, ja paneme ka siia. No see me võime tulla veel 2-3 nädala pärast siia siis, kui nad, see on ka huvitav pilt, kui nad lennuvõime on saavutanud juba. Ja siis istuvad siin kuskil kas pesa ääre peal või ronivad pesast välja, siin on ju tead, siis on näha ka juba, kes oli emane, kes ei olnud. Jah, ei, ma usun, et selle me panime täppi. Ma arvan ka, jah. Nii, kena. Ma lähen nüüd, tulen ka alla. Oho. Ei kuku. Või no, kui kukun üks pensionär Eesti riigil tähen, noh. Ajalooline moment. Pensionärina esimene kull rõngastada. Said kõik kirja, jah, oot. Mis siin oli? Pasknäär, salulehe, punarind. Jaa, oma teada küll. Oma teada küll, jah. Ja rasvants. Nii. Ai. Kuule, Lauri. Pole täitsa. See on penskari asi, jah. Katsu enam-vähem see pesa kõrgus ka ära mõõta. Filmi ära ja... Mida? No kuskil, jah. Nii ta on. 30 senti vist on kõige paksemad. No jah. Vaata. Ei saa ju fikseerida täpselt. Täpselt ei saa. No ütleme 25, noh. Nii ta on. Lätlased oma kalakotkaid rõngastavad ka nii. Vaata, kalakotkast teeb oma pesa tavaliselt kuskile latva. Väga raske on neid poegi seal rõngastada, aga meie vennad on kaunis osavad selles osas. Kõõluvad seal üleval rihmadega kinni. Aga vist hakkavad ka nüüd järjest võtma lätlaste seda metoodikat omaks. Lätlased naks ülesse. Kotiga alla, mõõdetakse, kaalutakse,
rõngatatakse ära ja kohe ülesse. nii ongi mugavam ka. nii ongi mugavam, jah.